Nendelt videotelt on näha, kuidas 48-aastane Roman Žužkov toimetab rahulikult ühes pealinna toidukaupluses ning varastab erinevaid toidukaupu. Mehe lemmikud olid kallis alkohol ja muu selline. Selline tegevus oli talle suhteliselt tavapärane. Ta suutis siis kuskil 8 kuu jooksul toime panna 52 vargust. Kui teha väike arvutus, siis ühes kuus siis tuleb üle 6 varguse. Nii et selles suhtes oli tegemist üsna tegusa meeste rahvaga ja kõik vargused olid toime pandud siis erinevatest kauplustest. Ta ei valinud välja mingit kindlat kaupluseketti, vaid need olid erinevad: Rimi, Selver, Maxima, Prisma, Maximarket. Mees tegutses põhiliselt Tallinnast, tegi seda võrdlemisi avalikult oma nägu varjamata. Kõike seda tegi ta selleks, et siis varastatud toodete abil endale teenida vahendeid narkootiliste ainete hankimiseks. Valikus olid ikkagi kallimad kaubad ja vaieldamatult oli tema eesmärk ikkagi nad realiseerida ehk siis maha müüa ja kindlasti tal on omad isikud, kes on kindlaks kujunenud tema jaoks, et kellele ta müüb neid varastatud asju, aga see on päris tavapärane, et vargad neid isikuid meile ei avalda. Just varaste nahaalsus ja karistamatus on olnud ka kaubandusettevõtetele probleem. Vargad tabatakse, antakse üle politseile ja taas on mees või naine juba järgmisel päeval kauplusest tagasi. Tõsi on see, et paljud kauplused ei hakkagi vargust menetlema. Põhjus on väga lihtne. Politsei ootamise aeg on nii pikk, et odavam on see varas minema lasta selle varguskatse puhul, kui jääda ootama politseid, vormistada neid pabereid. Ja lõpptulemuseks on see, et vargale öeldakse, et uuri võtab suga ühendust, lastakse minema. Poole tunni pärast on see varas jälle kuskil teises poes ja tegutseb edasi. See küsimus on täiesti õigustatud, aga sageli on probleem ka selles, et kõik vargused ei ole sellised, et kus kohe on teada, et kes on see isik. Kauplused ei esita kohe avaldusi ja need avaldused lähevad lahendamiseks erinevatesse politseiüksustesse ja siis ongi nii, et see lõpptulemus, mis peaks siis saabuma, isik siis vahistatakse, see võib viibida mõningal määral. Roman Žužkov mõisteti Harju maakohtu otsusega 5 aastaks reaalselt vangi. Lisaks vargustele lisandus siin veel paragrahv narkootiliste ainete käitlemise eest. Statistika kohaselt pandi möödunud aastal toime üle 7000 varguse episoodi, kuid selgelt on see vaid tühine osa sellest, mis tegelikult reaalselt toime pannakse.